tere tulemast taas minu järjekordsesse reisivloogi, kus ma seekord reisin Šveitsi, kus ma olen küll 2 korda käinud, aga ma käin Baselis ja sel korral ma lähen avastama Zürichit ja seda ma teen otse loomulikult taas koos rongiga, mitte lennukiga. Seega vaatame, kuidas ma selle 10-tunnise rongisõidu üle elan. No nii, vahepeal ma jõudsin ilusti rongi ja selle rongiga ma sõidan siis kuskil 8 tundi Baselisse ja siis seal mul on veits aega mu järgmise rongini, mis läheb siis Zürichisse. Aga noh, fingers crossed, et see rong nüüd väga suurt hilinemist ei hakka omama. Ma olen nüüd juba 7 tundi sõitnud ja nüüd kuskil tunni aja pärast peaks jõudma Baselisse. 5 minutes later. Teate, see rongisõit juba läkski liiga hästi, sest just nüüd me jäime lihtsalt seisma kuhugi X kohta ja meile öeldi, et teadmata ajaks me nüüd seisame, sest meie ees on meditsiiniline emergency, mille pärast siis rong peab seisma ja siis edasi liikuda. Ma loodan, et kõigiga on ikka kõik hästi. Aga ja selles suhtes, et mingi 2 tundi vähemalt me seisame nüüd. Ma jõuan järgmisele rongile ja siis ma võtan lihtsalt mingi suvalise. Õnneks mul on süüa kaasas, nii et ma nälga ei jää. Ühesõnaga, minu rong enam edasi ei sõida ja nüüd me sõitsime ühe peatuse tagasi ja peame istuma teise rongi, mida ka ei teata, kas ja millal see üldse sõidab. Aga ma olen praegu kuskil Offenburgis. Pole siin never olnud, ilm on väga soe. Öeldi, et see rong pikalt veel edasi ei sõida. 3,5 tundi pole saanud edasi liikuda. Ja nüüd ma tulin lõpuks ometi lihtsalt õuga korraks värskelt õhku hingata, sest me ei tea, kaua siin veel läheb. Pärast mingi peaaegu 4 tundi ühe koha peal ootamist või lihtsalt ootamist. Me hakkasime liikuma, aga nüüd see rong ikkagi ei sõida Zürichisse, kuigi ta oleks pidi. Ja et ma pean just Baselis ümber kohe istuma. Liisa! Et võib-olla siis kell 11 näeme, ütles tema naljaga täna hommikul. Ja ma jõudsin hoopis 10:30, üldse ma ei pidanud jõudma 7:30. Ma olin juba täiesti prisketsil juba kõik, et see nii vara tuli. Ühesõnaga, ma jõudsin lõpuks ometi Zürichisse nüüd koju magama. Tere hommikust! Ma olen nüüd omadega valmis jõudnud, et minna vastu oma esimesele Zürichi päevale. Kuna Elisa läks tööle, siis kahjuks ma pean päeval linna üksinda avastama, aga it's okay. Siin on siis minu outfit of the day, lubab mingi 30 kraadi. Esimeseks peatuseks teen siis selle toidupoe. Ma arvan, et ma võtan lihtsalt ühe Berliineri. Kell on alles 9:30 ja juba on õues nii soe. Esimeseks peatuseks on selline koht nagu Polübahn, mis viib siis Polüterrassele, kus avaneb siis vaade Zürichile. Ja see Polübahn on lihtsalt selline nagu tramm, mis viib siin mäest ülesse ja see tundub suht cool. Reaalselt ma nägin seda vett ja ma mõtlesin, et kas ma olen kuskil paradiisis. Also ma just nägin, oodake, seal võib kala vee sees. Ei, see ei olnud kala. See oli mingisugune pardilaadne tegelane. Oh my god. Ja siin on hunnik luiki ka vees. Ma lähen kuhugi sinna, et võtta see Polübahn. Ma vist jõudsin õigesse kohta ja nüüd ma pean veel pileti ostma. See maksis siis 1,29 eurodes. Juba tuleb see. Ma tulen siia uuemasse. Oh my god. See on natukene hirmus. See on reaalselt natukene hirmus. Oh my god. Ja kohe olen juba kohal. Ma ütleks, et need olid ühed parimad €29, mis ma kunagi spentinud olen. Ma üritan aru saada, kus kohas Polüterrasse on. Kas te näete seda juba või? Vaadake seda vaadet. Ma saan mingi tasuta giidituuriga praegu, sest ma kuulen, mida see giid räägib inglise keeles. Nii, nüüd ma lähen vaatan, kas ma leian üles Natural History Museumi, mis peaks olema tasuta sissepääsuga. Peaks olema siis nagu mingi ülikoolile kuulu, sest siin samas peaks olema Zürichi ülikool nüüd. See vist peaks olema ülikooli maja siin. Naturhistorisches Museum. Kohe sisenen muuseumisse, mis on vist täitsa tasuta. Kohe suur dinosaurus siin ees.
siin on väga palju selliseid dinosauruste skelette. Oravad ja jängud. See tundub ülinais. Naljakas asi on see, kuna see on ülikoolihoone, siis mul ühendas eduroom ära, ehk siis mul on wifi siin lihtsalt. Siin on mingi kõik Eesti metsade loomad ilusti esindatud ju. Saadab nüüd veits jää ja keskuse vaibi. See näeb nii maagiline välja. Siin on isegi alumine korrusel. Ja tere kaelkirjak. Kes tahab, saab ka mikroskoobiga uurida. Tasuta muuseumi kohta see oli nagu isegi suht hea, ma ütleksin. Ja kui te satute siia kanti, siis tasub siiski sealt ka läbi vaadata. Eriti võib-olla ka kui on nagu väiksemad lapsed, sest siis neil on seal suht palju tegevust. Ja üldiselt see tundus suht hariv, kui sinna kauem jääda. Ma väga kauaks sinna nüüd ei jäänud, sest ma tahan jõuda kindlalt 3:12 välja minevale praamile. Siis ma võtan sellise miniring praamisõidu asja. Oh my god, see on unreal. Kas ma sattusin hoopis reaalselt kuhugi, ma ei tea, Kreekasse või? See peaks olema nüüd Zürichi järv, mille peale ma lähen siis seda ringsõitu tegema. Aga vaadake seda lihtsalt. Reaalselt isegi see õhk on siin nii värske. Nii, ma ostsin nüüd online'is pileti ära, see oli 7,76 €, tunniajane sõit. Ja mul on vist nüüd mingi 20 minutit veel, kuniks minu see sõit hakkab. Ja see praam vist isegi pole veel ees. Aga muidu ilm on imeline reaalselt. Pole isegi nii overcrowded. Lühike trip sõitis nüüd ära. Ma võtsin minitripi. See vist on siis minu praamikene. Selline väga väike, aga no ma võtsin. Ei tegelikult, see vist on sama suur kui eelmine. Ei, see on väiksem. Sain nüüd ilusti praamile. Siia õue istuma. Reaalselt siin enne mingi hüppasid kalad vee sees. Oh, seal oli praegu üks kala. Suht cool. No see sõit oli küll nagu oleks mingi paradiisis või midagi. Reaalselt see vesi on siin nii selline appetizing. Ma lihtsalt tahaks sinna sisse hüpata. Täna õhtul me ka lähme ujuma. Kell ei ole veel ükski ja ma olen juba nii palju teinud. Lähme vaatame selle vanalinna ka ikkagi üle. Et äkki võtaks friikad. 8 Šveitsi raha. Ehk reaalselt mingisugune 10 € peaaegu. Nii et ma lähen hoopis toidupoodi praegu. Ma jõudsin mingile väga suurele platsile ja seal vist peaks olema Zürichi ooperimaja. Minu meelest on nii naljakas, kui te siin lihtsalt on toolikesed seda platsi. Aga nagu tegelikult see on väga praktiline, sa saad neid nagu ümber tõsta. Ja siin on see Migros mingi takeaway, mis on mingi toidupooma, nii et loodetavasti siin on midagi hea hinnaga. 100 grammi on mingi 4 €. Ma arvan, ma tahan ühte seda. See väike tükk läks mulle maksma üle 5 €. Tere tulemast Šveitsi, aga vähemalt see on soe. Ma arvan, ma lihtsalt istun siin trammi peatuses ja söön ära. Ja siis ma tahan kuskil midagi head juua külma, sest mul on väga suur joogijanu. Vähemalt see koogitükik oli väga maitsev. Ja tegelikult võib-olla see mingi 5,40 midagi ei olnud nii hull hind selle eest. Aga mul on siiski budget traveling, ma tean, see on väga irooniline. Ma olen maailma kõige kallimas riigis ja ma tulin siia budget travelima. Aga see on võimalik. Aga ma lähen nüüd üritan McDonaldsisse minna ja vaadata, kas seal on neid refreshment drink'e. Ma ei maksa 6 € ühe refreshment drinki eest. Nii et ma lähen nüüd toidupoodi. See läheb. Reaalselt ma tegin selle koka lahti ja siis mul oleks peaaegu kork maha kukkunud, sest siin ei ole need korgi külge kinnitatud. Mulle tegelikult lõuke on hakanud meeldima need, kui need on korgi külge kinnitatud. Vaikselt jõudsin nüüd vanalinna. Praegu see on veel suht underwhelming, sest minu arust Tallinna vanalinn on nagu on top kõigest. Ja mulle tundub, et seal on midagi ilusamat, nii et väikene treening homseks mägede matkaks. Väga vaikene Nunnu tänavakene. Okei, ma tulin lihtsalt üles, aga siit ei saanud väga kuhugi. Nüüd ma olen lihtsalt alla. Siin on nüüd vist üks põhiline kirik, aga see on praegu remondis. Sisse vist peaks ikka saama. See peaks olema tasuta sissepääs. Panin endale rohkem sellega nüüd peale. Ausalt öeldes see oli sees suht pettumust valmistav. Selline väga tavaline. Olen kindlasti näinud uhkemaid kirikuid. Sain mingisuguse
fancy kätekreemi tuldi pakkuma. Nii, ma jõudsin siis vahepeal koju või noh, Elisa koju ja ma käisin ka toidupoes ja mõtlesin, et ma teen hauli ja ütlen ka, kui palju asjad maksid. Mul läks kokku umbes 14 eurot nende asjade peale. Nii, ma vaatan enda uut YouTube'i videot, kes veel seda näinud ei ole, siis minge vaatama. Ja samal ajal Elisa absoluutselt näitas enda Masterchefi skille. Thank you, Elisa! Me ajasime ennast nüüd jälle välja ja Pauliine joinis ka vahepeal meiega. Ja me käisime poes, ma ostsin jäätist. Kuhu me lähme? Me lähme ujuma. Yeah! Me lähme sinna saare peale. Jõudsime kohale, väike piknik. Tere kõigile! Aga ma ei tea, kas me ujuma lähme või? Sest see tundub väga valus põhi. Miks kõik need influencerid üksi reisil käivad? Vaata, lihtsalt räägivad. Sul ei olegi vaja kedagi, siis räägid nagu selle kaameraga. Mina on täna terve päev. Pain jalad vette. Tegelikult suht soe vesi on nagu. Aga õues ei ole enam nii soe. See on nii läbipaistev. Kas sa peaks ujuma? See on väga rõve kivine põhi. Mega libe. No ujuda ma siin ei saa. Sa ütlesid, et sa ei oska ju ka. Ma oskan siis, kui ma on jalad põhjas, aga see on natuke halb põhi. Mäeline õhtu, roosa taevas, mäed, vesi. Tead, võib-olla koliks hoopis Zürichisse või mis te arvate? Jaa, tule siia. Elisa vist ei taha, et ma tuleks. Ei, koli. Võib-olla ma olen mõelnud ka mujale kolida. Väikene selline mini-suht lift. Aga Elisa otsustas jalutada, mina tulin ühistranspordiga. 5 eurot maksin 2 peatuse eest, mis ma sõitsin. Ja nüüd on vaja minna veel pesema ja siis tuttu ja siis homme me lähme mägedesse matkama. Tere hommikust, kell on 8 ja meie lähme nüüd matkama. Kuidas spottida ära õiget matkajat, kes on juba palju mägedes matkanud? Tal on sellised professionaalsed jalanõud versus... Pigem selle peale, et need on juba nii mustad. No seda ka, jah. Kui oleks nagu vanabi, siis mul oleksid täiesti uued. Aga mina panen enda Adidas Superstarid jalga. Ja Elisa andis mulle enda kilejope, sest mul ei ole kilejopet kaasas. Otsime nüüd just toitu kaasa ja nüüd lähme otsime enda rongi ülesse. Jah, ma tahan pastel de nata. Okei, Elisa tahab pastel de natat enne. Me liigume. Me võitsime vaate jackpoti. Vaade otse järvele. Absoluutselt jooksime kuskilt valest kohast siia rongi peale, mida ei oleks tohtinud teha, aga vähemalt we made it. Ja nüüd me sõidame mäest ülesse. Väikene fun fact, see railway, millega me praegu ülesse sõidame, on Euroopa kõige esimene, mis avati 1871 aastal. Sellepärast see ongi nii aeglane. We made it, me jõudsime rongi lõpppeatusesse ja juba avaneb imeline vaade. Kõige lihtsam hiking in my life. Let's go. No me ikkagi alustame level 1, et ei saa mind kuhugi... Näed neid inimesi, kes siin on ainult turistid. Ma olen ka turist. Ja Elisa juba on kuskil kaugustes. Seal on lehmad. Nii cute. Lehmad! Käsed ma tulingi lehmi vaatama tegelikult peale nende ilusate viiude. Sellepärast, sest esimene mälestus Šveitsis mul on lehmad, kuna mu ema ja vanaema käisid omal ajal ka Šveitsis. Ja siis nad tõid mulle ühe tassi, mida peal olid lehmad. Ja sellest ajast alates on lehmad minu jaoks Šveitsi sümbol. Tere! Kuidas teil läheb? Uus rajatüüp. Nii ilus järv. Ja me jõudsime nüüd metsa. Elisa, kas sul on kommentaare? Sa filmid kõige nagu selles kohas, kus pole vaadet, aga mulle meeldib siin metsas, et siin on väga nagu külmem veits. Võta jope seljast. Ei, nagu siin on perfekt. If you say so. Väike meat day snack. Palju meil veel minna on? Kui me oleks kiiremini läinud, siis oleks vähem minna, aga kuna me läheme aga 7. No me nüüd jõudsime ikka päris mägeda matkani vist. Ma ei tea, Elisa läheb nagu mingi mega kiirelt. Ma siin longin vaikselt järgi. Teate, see mägede teema vist ei ole väga mulle.
pulss on 172, esimene mäetõus. Ma valisin mingi turistika koha, kus on actually on üks tõus. Sest et I don't think, et me oleks sinuga väga kaugele jõudnud. Ei, aga on uusi asju juba proovima ja ma lihtsalt tean, et see mägedes matkamine ei ole mulle. Ma pigem tantsiksin. Meil on siin ilus palju najal matt. Tegelikult suht natuke skeeriga alla vaadata. Lehmad jälle. Oikas, hello. Ma ei taha minna kohe. Ei saa mööda või? Ta on ikka väga lähedal. Peak Šveitsi mägede experience. Vaadat ei saa väga nautida, sest peab kogu aeg enda jalga ette vaatama. No õnneks sa filmid. Nojah, pärast videost vaata. Siin on ka matkarajadel sellised kohad, kus saab vett võtta. See peaks olema siis joogivesi, aga see tuleb siit väga aeglaselt. Mis me nüüd just ostsime? Jee, me lähme sõitma Kondliga. Ma ei ole mitte kunagi Kondliga sõitnud. Aga väga huvitav uus kogemus. 10 franka maksis, ehk mingi 11-12 eurot. Ja siis varsti me saame juba praami peale. Ilusti Šveitsi lipp mäe otsas. Nüüd me oleme Vitsnaus. Väga populaarne sport. Ja toidupoodi pole. Ei ole. No mingi väike on vist. Ma ei tea, kas see on. Ühesõnaga, me oleme sadamasse ja siis me lähme praamiga Luzerni. See on nii ilus järv. Meie praamike jõudis, aga tundub, et jaa, see on ikka suht täis. We made it ja securesime ka ilusti spoti siin väljas. Seal on see mägi siis, kus me olime. Ja nüüd me sõidame Luzerni. Tund aega. Kohe hakkan ka enda miili sööma. Ma ostsin kaasa endale sellise chicken mango bowli, poke bowli. Loodetavasti on hea. Ja siis mul on ka veel vitamiinvelli. Väga hea see bowl oli. Ja praegu tuli nii hea jahutav tuul reaalselt. Luzern paistab juba vaikselt. Me jõudsime nüüd Luzerni. Ja tuleb välja, et siin on mingisugune street food festival või midagi selle laadset. Elisa spotis koha, kuhu ta minna tahab. Pastel de nata. Ega sa võtsid tavalise? Mu teine pastel de nata of the day. Väike jäätis. Hea jahutus. See siis siin peaks olema Luzerni üks põhivaatamisväärsusi. See on Chapel Bridge. Ja see on ka Euroopa vanim selline katusega sildist. Ning mingi 1333 aastal see vist oli mingi defense wall siin ja siis 20. sajandi lõpus see survive'is ka mingisuguse suure põlengu ja sellepärast see ongi nagu jäänud selline Luzerni mingi põhisümboliks. Et selline väike ajalootund siia vlogi ka veel. Ja seal on ka mingi loss, mille kohta mul hetkel info puudub. Me nüüd jõudsime enda rongi, millega me sõidame kõigepealt Interlaken Osti. Ja siis me lähme Lauterbrunnenisse, mis pidi ka väga selline populaarne koht olema. Me jõuame sinna suht mingi kell 6-7 õhtul alles. Ja täna on selline ülipikk sõit. Aga miks me seda teeme ongi see, et meil on tänaseks ostetud pilet, millega me saame tervest Šveitsis sõita. Ja see maksab siis 40 franka inimene, kui sa kahekesi reisid. Muidu sa saad osta selle 80 eurose pileti ja jagada seda ka enda sõpradega, kuni 4 inimest on maksimum. Ehk siis, kui teil on mingi sõbrapunt, ostate pileti, siis on inimene 20 franka. Aga nad peavad olema kõik alla 25. Jaa, peavad olema lihtsalt alla 25 aastased, aga muidu see on ülilahe lifehack. Ja sellepärast me mingi tripimegi täna pool Šveitsi läbi. Ja me läheme tunnelisse. Wow. Ja mul on nüüd dinner time ja ma keetsin endale hommikul ka see 4 muna. See on kuidas sa budget travelid Šveitsis. Sest võtad süüa kaasa, ei käi väljas söömas. Hea muna. We made it to Interbrunnen. Lauterbrunnen. We made it to Lauterbrunnen, aga head uudiseid ei ole, sest
vihma hakkas tegelikult sadama praegu. Ma loodan, et äikest ei tule, siis me tegelikult tahtsime teha veel ühe mingi matkaraja, mitte mägedes, aga kus on mingid kosed ja värki-särki. Käisime poes, täpselt enne poodi minekut kuulsime, kuidas müristab väljas. Vist ei julge väga sinna matkarajale minna. Kuulete? Okei, ma ei usu, et seda kaameras kuulda on. Nagu tegelikult see view on siit suht nagu selline interesting. Okei, ma ilmselt ei jõua sinnani, sest see äike reaalselt tulebki seal poolt. Sellel rajal peaks olema siis 67 voolavat juga. Nii et 6-7. Okei, very nice. Let's go. Iga vesi jõuab ükskord jõkke. Ta selleks ületab kõik tõkked. Sinine ilus vesi. On tõesti ilus ja sinine vesi. Me jõudsime nüüd Berni peatusesse, siit on veits linna näha. Väga ilus jõgi. Ilus tänav. Ilusad bussid. Väga ilusad inimesed. Nii ilus ehitusplats. Tere hommikust. Eile me jõudsime siis mingi suht hilja koju, mingi 10:30 ja ma ei jaksanud enam mitte midagi filmida. Ja täna on siis järgmine päev, juba on pool päeva läinud, aga ma ei ole veel mitte midagi teinud. Sest konkreetselt mul on kõik võimalikud jalalihased nii valusad, et hommikul, kui ma voodist püssi tõusin, siis ma pidin lonkama vannituppa. Mu keha lihtsalt ei olnud harjunud neid lihaseid kasutama, mida ma pidin kasutama, kui me mäest alla läksime. Aga see näitab, et oli väga hea selline ka trenn eile ja overall it was all worth it, sest lihtsalt need views ja kõik. Ja täna on selline chill päev. Ma isegi ei tea, mis me teeme täna. Me vaatame ilmselt jooksvalt, võib-olla lähed mujuma, võib-olla lihtsalt linna peale. Elisa cookis jälle delicious meali. Amazing. Ja see on tüüpiline Šveitsi limonaad. Tasub proovida. Ajasime ennast välja ja nüüd tulime ujuma. Ma ei tea, see kõik ootavad seal järjekorras, et piletit osta. Selle asemele nagu minna lihtsalt ticketautomaati ja osta sealt. Selline väikene strandbad siis. Võtsime endale sellised alused. Ja see on meie view. Seal on pardi ema koos poegadega. Nii nunnu. Reaalselt see vesi on nii kristallselge, et sa näed neid kivesi. Nii ilus vesi konkreetselt. See on hüppetorn, ma kahjuks ei ole nii advanced. Ja siis on veel sellised nagu väikesed saarekesed, kus sa saad ka mingi chillata. View on ka kogu Zürichile. Amazing. Kristallselges puhtas vees Zürichis. Ilusa taustaga. Tegelikult natuke hakkab külm ka, sest see päike suht palju on ka pilve taga. Ja vahepeal on ka tuul tekkinud, mida enne nii palju ei olnud. Need pardipojad on ikka väga julged. Nad on kõik siin. Nad söövad. Kas ma võin neile pai teha? Ei, ära tee. Ma vastasin just, et ma sain natuke haavata vees käies. Mul on suurel varbal nagu mingi lõhe. I mean, mingi selline suht pinnapealne, nagu ma panen plaastri peale, aga ma ei saa seda fulli puhtaks. Ja mul ei ole seda nagu spreidesoot või mul on nagu see deso. Ma panin seda lihtsalt paberi peale, üritasin nagu veits mingi puhastada, aga see ei lähe puhtaks fulli. Ma ei tea, ma loodan, et mul mingi varvas otsast ei kukku. Me läheme nüüd Mäkki sööma. Meie delicious õhtusöök. Deal 2 asja 5 franga eest. Ja neil on mingisugune Big Mac soos. Ma pole kunagi näinud seda, aga proovime. Mul ei ole nägu näha, sest ma ei saa seda siia paremini panna. Aga see ongi lihtsalt nagu selle burgeri soos siis. Ma ei ole kunagi Big Maci söönud vist isegi. Aga see on hea. Aga see ei topi hapukorrekastet. Ja siin ei olnud hapukorrekastet, nii et see on veits nagu selline kurb asi. Istusime rahulikult McDonald'sis on ju, vaatan Instagrami storisid ja siis näen Andrei Sevakini storit, kus ta postitas, et ta käis täna FIFA muuseumis ja mis on praegu meie kõrval? FIFA muuseum. Good morning on viimane täispikk päev Zürichis ja ma mõtlesin, et ma polegi näidanud, mida ma hommikuti siin söön. Kõigepealt selline tavaline jogurt. Obviously, meil on budget traveling, nii et me ei käi kuskil brunchil ega mitte midagi. Ma tean, et sellest räägitakse ka, et Šveitsis on mingi ülihead sellised just piimatooted ja nagu see on nii true. Sest see tavaline maitsestamata jogurt on siin nii maitsev, nagu ma panen see küll asju juurde,
aga see tekstuur ja kõik see tundub täiesti selline väga nagu puhas toode lihtsalt. Ja lisa on selliseid huvitavaid mingisuguseid flavori nagu pulbrit. See on siis fudge brownie maitseline. Nüüd segame selle ilusti kokku ja proovime. See on hea, see on veits selline nagu šokolaadine, aga meil tuleb veel ka selline müsli siia. Ja see ongi siis põhimõtteliselt minu hommikusöök. Nagu ma mainisin, siis piimatooted on Šveitsis väga head ja ma tahtsin veel proovida ka Šveitsi piima. See on 3,9% by the way, see on täispiim. Ja minu meelest Eestis ja igal pool mujal on täispiim 3,5%. On küll suht rammus, aga to be honest, mulle millegipärast meeldib Eesti piim rohkem. Isegi ei tea miks. Ja ma olen valmis minema taas linna. Täna ma lähen siis sellisesse kohta nagu Hiina aed ja siis teen seal pikniku veel ühe eestlasega, kes elab ka Zürichis. Siin on trammidel alati eesõigus, nii et jalakäijana peab eriti ettevaatlik olema, et ikkagi tramm lasta enne. Live, love, laugh, Migros, kõige parem toidupood Šveitsis, minu arvates. Ma sain nüüd kokku veel ühe eestlasega siin Zürichis, Liin. Tšau! Yeah. Ja me tulime nüüd siia China Gardenisse, mingi Hiina aeda. Nii et lähme vaatame, mis see meile pakub. Siit on lihtsalt koobas, mis viib läbi. Oh my god, okei. Wow. Seal on kala. Seal on kala. Oh my god, need on reaalselt päris kalad ju. Siin on tavaliselt rohkem kalu, siin on nagu need väiksed. See on tegelikult ikka suht magical, siin on maagiline vibe. Midagi muud kui seda, sest siin praegu me Unity, kes teeb oma grilli. Me tulime nüüd ilusti siia järve äärte piknikule. Mina ütleks, et mandlisaiake maitseb hästi. Veel on tulemas kaneelisaiake. See reaalselt maitseb üli hästi. Ja šokolaadipopcorn. I love it. Seal on näha St. Peters kella, mis peaks olema Euroopa suurim kell. Selline fun fact siia. Tulime suvenilipoodi ja nagu mul kombeks, siis must on alati magneti ja ma leidsin sellise perfektse. See võtab kokku lihtsalt kogu Šveitsi. Siin on mäed, siin on lehm, see lill, lehmase kell, Šveitsi lipp. Vaadake, kellel tööpäev läbi sai. Me oleme nüüd after work mingile, ma ei tea, partile või? Ja mul oli täna nii raske tööpäev. Saabusime sellist nagu Rundfunk FM festival. Koer tuli siia. Me jõudsime kohale. Ma leidsin endale seda. Mõtlen sellepärast, et ma olen juba väga... Nii, ma nüüd ostsin endale väikse kokteili. Liisa võttis süüa. Pauliina läks ka endale tooma midagi. Ja see on väga cute place. Väike esmaspäevane party tehtud. Või no, me ei läinud sinna partima, aga tundub, et Ma arvasin, et see on raamatukogu või mis selle nimi on? Landesmuseum. Jaa, ma arvasin, et see on muuseum ja siis lihtsalt see muutus klubiks. Me pidime seal lihtsalt istuma ja seal oli mingi muusika ja Stella pidi mingi kokteili jooma ja... See on siin open air ja see kestab 5. septembrini Zürichis ja iga õhtu siin on DJ-d, ülihea vibe, üli selline esteetik, nii et... Väga recommended. Täpselt. Ja on ka vaikselt liikuma hakata tagasi Hamburgi. Puhkus see läbi. Ma tegelikult ei taha üldse Šveitsist ära minna. Šveits on nii ilus ja tore koht. Mu siia tulek oli üks selline väga suur seiklus ja võiks ju arvata, et siis tagasiminek ilmselt nagu kujuneb chillilt, et niigi see seiklus sai nüüd läbitud. Aga ei, teate, mis just teada sain või? Mu rong on cancelled, mu esimene rong, millega ma pidin Stuttgarti sõitma. Okei, sain targemaks, et ühe ümberistumise asemel on hoopis 2 ümberistumist nüüd, aga mul läheb ikkagi sama kell rong, seega ja ma lähen üritan nüüd osta endale süüa kaasa, sest kes teab, kui kaua ma tegelikult lõpuks rongides jällegi istun, on ju. Nii, see peaks siis minu oma nüüd olema. Ma jõudsin vahepeal Stuttgarti, aga siin on selline hullumaja, ma ei saa aru, nii palju rahvast. Reaalselt ma olen nii overwhelmed, sest siin on nii palju inimesi. Ma peaks küll pärast Šveitsi raha säästma, aga siin on nii palav ja mul tuli üks mutisuni ja ma võtsin ühe
väikse smuutisid Kaarlustist. Jõudsin oma viimase rongi peale, mis sõidab nüüd otse Hamburgi, nii et loodetavasti ei juhtu midagi tee peal nagu eelmisel korral. Okei, ma jõudsin juba vahepeal koju ja nüüd on kell juba päris palju saanud, aga ma tahtsin lihtsalt selle tripi veel kiirelt kokku võtta. Reaalselt Šveits, kindlasti soovitan minna sinna reisima, kui on võimalus ja eriti mägedesse. See oli lihtsalt imeline, nagu kogu see loodus ja üleüldse Šveitsi õhk oli nii värske, Šveitsi vesi oli samamoodi kõige freshim vesi, mida ma kunagi saanud olen. Kui sa siiamaani seda videot juba vaatasid, siis ära unusta panna ka like'i ning ka minu kanalile subscribe ja näeme juba järgmises videos. Bye!